ja olen Irina. Te vaatate kanalit Lohe loeb, kus räägitakse palju raamatutest, veel raamatutest ja võib-olla natuke millestki muust. Selle video teemaks on minu jaanuari loetud raamatud osaliselt ja veebruari TBR ehk lugemisnimekiri. Esmalt siis, kuidas mul läks jaanuaris. Jaanuaris pidin ma lugema 4 teemaraamatut lugemise väljakutsesse ja 3 sellist random raamatut, mis oli nagu võib lugeda, võib mitte lugeda, aga lihtsalt, et mul oleks rohkem variante, kui ma äkki jõuan teemaraamatud ära loetud. Räägime siis teemaraamatutest. Esimesena ma lugesin läbi raamatu teemas tegevus toimub 1 päeva jooksul. Ma lugesin, nagu ma ütlesin, Aleksandr Solženitsõni 1 päev Ivan Denissevitši elus, küll inglise keeles. See peaks kuhugi siia kaas tulema. See oli raamatukogu raamat, nii et ma viisin selle tagasi. Pean tunnistama, et see raamat mulle väga meeldis. Isegi üllatav on, et meeldis, sest et see teema on raske. See räägitakse kunagi vangilaagri vangi Ivan Denissevitši ühest elust 1 päeva jooksul. Mul juba liigub. Aga mulle see meeldis isegi väga. Seal oli mainitud 2 eestlast, mis andis lisapunkte kohe, aga ta oli tõsine, ta oli kurb, ta oli täis kannatusi ja ebaõiglust ja inimkoledust. Aga see kirjutamise stiil, Solženitsõn tõesti teab, mida ta tegi. Ja ma ei oskagi seletada. Te peate ise lugema. Igatahes tõesti, et kui tundub, et Gulagi arhipelaag on hull tellis 3 köidet ja ei taha sellega väga ennast siduda, siis alustuseks võib proovida Ivan Denissevitši päeva, sest et ta oli hea ja kiire ja mõtlema panev lugemine. Siis teisena, teisena ma lugesin siis raamatut, mille tegevus toimub Aasias. Ma lõpetasin ära Minu Aasia lugemise. Ma alustasin seda, uskuge või mitte, eelmise aasta septembris, aga siis tulid vahele asjad ja läks nagu läks. Aga pean tõdema, et härra oskab väga hästi jutustada, tema jutt voolab. Mõnes kohas tekkisid väga väikesed probleemid. Nimelt mind häiris natukene raamatu autori Margus Kalami suhtumine naistesse. Selline pisikene feminist tõstis pead kohe, et mis mõttes. Nimelt autor, ma ei hakka siit, mul ei ole raamatut käepärast, see oli taaskord raamatukogu raamat, need on tagasi viidud. Aga ta põhimõtteliselt ütleb, et kõik naised tahavad ilusaid autosid, häid riideid, head kodu, reisimist ja nii edasi. Ja et mees peab siis selle kõik neile muretsema. Minu sõbrad tuttavad ja ka mina sealhulgas leiame, et mees pole lihtsalt normaalse naisega kokku saanud veel. Äkki saab või on juba saanud, kes teab. Siis 3. raamatuna ma lugesin ära raamat, mille tegevus toimub mägedes. Selle autoriks on Narine Abkarjan. Raamatu pealkirjaks on Taevast kukkus 3 õuna. Kuhugi siia panen pildi. Taaskord raamatukogu raamat. Kuidagi niimoodi läks. Ma lubasin see aasta, et ma loen rohkem enda riiuli raamatuid. Aga ei jõudnud selleni või siis ma ei suutnud välja mõelda teemasse sobivaid raamatuid. Võib-olla see kuu läheb paremini. Loodame. Siis seal tegevus toimub Armeenia Mägikülas, kus on jäänud alles käputäis vanakesi, kes elavad oma elu, veeretavad päeva hommikust õhtusse, põhimõtteliselt ootavad surma. Seal on salapära, on legende, surmainglid, sellised kirjeldatakse nii-öelda ümbritseva maailma ajalugu nii palju, kui seda sinna Mägikülasse jõudis. Ja
üleüldse on see väga ilusasti ja mõnusalt kirjutatud raamat, see on väga hea stiiliga, jutt voolab ilusasti. Natukene tuletab meelde oma ülesehitusel selliseid minu jaoks nagu muinasjutte, sest siin räägitaksegi see Taevast kokkus 3 õuna, see on Armeenia muinasjuttude üks selliseid mudeleid. Et mulle väga meeldis. Ma tõin isegi enda emale seda lugeda vene keeles, küll mina lugesin eesti keeles. Nagu ma olen maininud, ma väga ei loe vene keeles. See aasta võib-olla loen. Aga jah. Ja siis tuli viimane raamat, see nii-öelda teema lugemisse. Ja selleks oli Hilary Mantelli Wolf Hall. See siis räägib Thomas Cromwellist, tegevus toimub 1520. aastatel. Henry VIII tahab kangesti uut naist võtta. Aragoni Katariina talle enam ei sobi, ei suuda talle poega tekitada, on ainult ühe tütre, kes on ka natukene imelik ilmale toonud. Ja tahab väga, et paavst annaks talle loa, et ta saaks kosida Anne Boleyn'i. No põhimõtteliselt seda lugu teavad ka enamus, kes on näinud filmi, kes on näinud Tudorite sarja. Noh, Henry ja tema 6 naist, seda teavad kõik. Raamat on selline korralik tellis, üle 500 lehekülje. No tegelikult ei ole väga tellis, aga selle lugemine on üsna ma ei saa öelda piinarikas, mulle tegelikult ta meeldib. Aga seda ei saa kiiresti lugeda. Minu üheks häirivaks osaks oli ka see, et kuna ma tean, mis ajaloos toimub, siis ma pidevalt pidi Wikipeedias uurima, mis aastal keegi ära sureb või kellel Henry pea maha võtab. Ja siis mul läks lugemine kogu aeg sassi. Aga igatahes tunnistan, seda raamat ma läbi ei jõudnud, aga ma alustasin, ma olen poole peal, nii et ma ennast karistama ei hakka, sest et ma alustasin seda jaanuarikuus. Ja kuna see on minu kanal ja minu reeglid, siis me teeme niimoodi. Ma loodan selle nüüd järgmise mõne nädala jooksul ära lõpetada, loodetavasti äkki tuleva nädala jooksul, sest et veebruari nimekiri sunnib takka ja veebruar on lühike. Õnneks pikem kui tavaliselt, 29 päeva, 1 päev on juures, rohkem lugemist, aga jah, igatahes Wolf Hall jääb veel veebruari nimekirja. Räägime nüüd sellistest lahtistest ostest, ehk siis mis ma lugesin ise niisama. Ma lugesin Vladimir Kiljarovski Moskva ja moskvalased. See läks ilusti lugemise väljakutses, saatusesepa väljakutsesse, mis sest edasi saab, ma räägin siis veebruari nimekirja lõpus päris. Aga jah, igatahes Moskva ja moskvalased, väga huvitav raamat, 19. sajandi lõpp, 20. sajandi esimene pool. Autor räägib Moskvast, Moskva arengust, Moskvas elavatest inimestest, räägib kaupmeestest, ajakirjanikest, näitlejatest, kunstnikest, üliõpilastest, kaupmeestest, varastest, kerjustest. Nii et sellisest tavapärasemast elanikkonnast. Ja räägib huvitavalt, mainib seal palju nimesid. Mind natukene häiris vene perekonnanimede translitereerimine eesti keelde, sest et need me vahepeal pidin tõsiselt kokku veerima. Minu jaoks oleks märgatavalt lihtsam, kui nad oleksid kirjutatud kirillitsas, siis ma oleksin nad ära lugenud. See on ainult pisikene asi, mis mind selle raamatu juures veidikene hoogu maha võttis nii-öelda. Aga mulle meeldis väga, kuidas kirjeldati just kunstnike ja näitlejate elu ja selline loovama elanikkonna igapäeva. Oli palju räpasust, oli palju sellist võikust, räägiti Siberisse saatmisest ja kuidas seal need trobikonnad inimesi läbi linna marssisid ja Moskva teedest, mis vahepeal olid täielikud soomülkad, kuhu hobavankrid kinni jäid ja hobused uppuma hakkasid, et päris hall ja kurb, aga samas autor vaatas sellele kõigele tagasi nagu
olevikule lähemast ajast, ehk siis mingi 20-ndatest, 30-ndatest ja siis ta ikka peaaegu iga peatüki lõpus heietas natukene sellest, kuidas on olukord muutunud ja kuidas on elu ilusamaks läinud ja kuidas Moskva on säravamaks ja kaunimaks muutunud. Et tegelikult soovitan igati lugeda. Natukene kahju minu jaoks oli see, et see raamat on ainult valitud peatükid, sest tegelikult Kilerovskil on see päris mahukas teos ja ma oleks tahtnud võib-olla rohkem lugeda. Võib-olla nad annavad uuesti välja. Ma kuulsin, et nüüd tehakse kordustrükk sellele raamatule, et ju siis müüdi välja. Nii, siis mis ma veel ütlesin, mis ma loen? Alice Oseman'i Radio Silence'it ma loen töö juures. Mul on ta peaaegu läbi, ma oleksin ta läbi saanud, aga mul tulid nädala sees teised asjad ette ja ma pidin reaalselt tööasju tegema. Mis veel selle kohta? Mul oleks natukene aega, et raamatu sellisele, ei tea, tempole ja olemusele pihta saada. Et ma ei tea, ma päris mitmele inimesele ütlesin, et ma ei saa väga hästi aru, miks see raamat nii populaarne on. Seda muidugi esimese poole raamatu peal kusagil. Aga siis, kui asi nagu edasi läks, siis läks asi huvitavaks. Eks ma kunagi proovin loodetavasti teha mingisuguse video, kus ma räägin natukene täpsemalt sellest raamatust. Ma ei usu, et ma hakkan iga raamatu kohta tegema kokkuvõtteid ja arvustusi, aga ma arvan, et Radio Silence'i kohta võib sellest midagi tulla. Ja siis viimane raamat, mida ma paraku veebruaris kätte võtta ei jõudnud. Eesti keel longab. On siis Lumeõde, eelmine kord näitasin, sest ilusate illustratsioonidega talve jõuluteemaline raamat. Ei jõudnud kätte võtta isegi. Ta oli kogu aeg mul meeles, aga läks natukene aeglasemalt lugemine, kui ma arvasin. Esimene pool läks väga kiiresti, aga nüüd kuu lõpupoole asi jahenes natukene ja siis need on vabandused. Ma töö juures lugesin veel ühte raamatut natukene, sest et ma unustasin kaasa võtta endale töölugemise raamatu ja siis ma pidin midagi töö juurest otsima. Aga sellest ma praegu ei räägi. Kui ma kunagi ta läbi loen, siis vaatame. Nii. Ja nüüd siis, kuidas me valime selle kuu lugemise. Ma eelmises videos, mida ma ei tea, kas ma panen nüüd üles või ei pane, sest sellega juhtus väikene editimise jama. Aga eelmises videos, mida te ei ole näinud ja mida te võib-olla ei näe, kui ma just seda korda ei saa, mainisin ma ühte rohelist satandavat karpi, mille sest ma hakkan loosiga tõmbama endale teemasid. Aga kuna ma jõudsin sellele rohelisele karbile väga hilja mõelda, siis see oli juba välja visatud, nii et nüüd on mul selline hall lumine karp, kus sees on teemad. Ja siit ma siis neid teemasid terve aasta tõmban. Veebruaris ma tõmban taas kord 4 teemat, sest veebruar on lühikene kuu. Ma loodan, et märtsis, mis on päris pikk ja pirakas, ma saan tõmmata 5 teemat. Äkki ma olen selleks ajaks ka läbi lugenud need raamatud, mis mul praegu on. Aga okei, alustame siis teemadega. Nii, esimene teema veebruari lugemise nimekirjas on nii, ma näitan teile. Ma loodan, et ma näitan piisavalt hästi. Ehk siis raamat mõnest maailma mõjutanud sündmusest või katastroofist. Mul koduriiulil ma kardan. Aga tegelikult ei. Ma arvan, et ma saan. Nii. Sellesse teemasse valin ma graafilise romaani. Sellega läheb õnneks kiiresti. Ma loen Art Spiegelmanni Maussi. Ma sain selle kunagi mõned aastad tagasi sünnipäevaks. Pole siiamaani lugenud, aga see on siis koomiks holokaustist. Ja ma arvan, et see on üks 20. sajandi jubedamaid inimeste põhjustatud katastroofe, sündmusi. Et vaatame, kuidas see läheb. Eks ma siis räägin.
aga ma olen täitsa kindel, et see meeldib mulle. Ma ei tea, kuhu raamatut panna. Võime siia. Nii, teine teema sellesse kuusse on, vaatame, et me saaksime õigesti. Nii, kas te näete? Ja vaatame. Raamat, pealkirjas on raamatupood, raamatukogu hoidja. Ma tean väga hästi, mida ma siia loen. Ma juba valisin sellele teemale mõeldes selle raamatu detsembri lõpus kusagil välja. Ja see on Lloyd Alexanderi 3 raamat. Ma lugesin seda kunagi põhikoolis, see on vist üks esimesi fantaasiaraamatud, mida ma üldse eluses olen lugenud. Ma ei ole päris kindel, ma võin seda sassi ajada mõne Pratchettiga või Meremaa sarjaga Ursula Le Guinil, aga see jääb üheks esimeseks ja ma pole seda sarja üle lugenud. Nii et ma mõtlesingi, et võiks seda proovida. Kuna ma lugesin seda põhikoolis, siis ma täpselt ei mäleta, mida see räägib. Mul on lugemise peale väga halb mälu. Nii et see on siis teine teema, mida ma loen see kuu. Nii, 3. teema. Ma loodan õigetpidi. 3. teema on selline. Ja vaatame, mis ta siis on. Shakespeare originaal, uus versioon, inspiratsioon. Okei, sellega väga lihtne. Ma tellisin endale just Book Depositorist raamatu The Queens of Ines Lear. See on kuningas Leari ümber jutustus. Uus versioon, asjandus. Igatahes seda ma loen siis, kui ta mulle kohale jõuab. Nii et kui ma olen nüüd tubli ja loen need 2 eelnevalt nimetatud raamatut läbi nüüd kuu alguses kiiresti, siis selleks ajaks, kui Queens of Ines Lear jõuab kohale, on mul võimalus seda ka kiiresti lugema hakata. Ja selle kuu viimane ametlik teema on, ehk siis 4. teema. Nii, on, kohe näete, kui muud pidi see läheb niimoodi. No, zoom'i ära. Jop. Ja see on Stalkeri võitnud teos. Selle ma valisin ka välja endale. Võtan ette Strugatskite Hääbuva linna. Et minu arust ta oli Stalkeri võitnud. Kui ma nüüd pada ei aja, siis jah, ma võtan selle. Sest mulle nagu jäi meelde, et nemad on midagi saavutanud. Et siis niimoodi. Et see on siis 4. teema. Et hetkel on siis need raamatud mul lugemiseks sel kuul, pluss siis Queens of Ines Lear, mis on selline ka üsna tellis. Et kui ma nüüd kiiresti alustada saan, siis on kõik korras. Ja lisaks siis muidugi ma pean sel kuul ära lõpetama Hilary Mantelli Wolf Halli, et see on siis kohe esimene, see on siis prioriteet. Ja muidugi ma tahaksin kõik kätte võtta ka Lumeõe. Et jah, nii ta läheb. Ja lisaks veel on mul vaja lugeda ühte, mis ei lähe siia teemasse, aga mis on Tartu Linnaraamatukogu noortekohviku raamat sel kuul. Noortekohvikus me loeme Crystal Sutherlandi peaaegu täielik halvimate õudusunenägude nimekiri. Et see on siis lugu tüdrukust, kelle perekond vaevleb foobiate käes ja nad püüavad siis elu elada nii, nagu elu on. See oli väga loogiline lause. Selline, meil oli valida foobiate ja skisofreenia vahel, nii et me otsustasime selle raamatu kasuks. Nii et lõppkokkuvõttes, kui vaadata minu lugemisnimekirja veebruariks miinus see üks Book Depositori raamat, mis pole veel kohale jõudnud, pean ma läbi lugema sellise hunnikukese. Seda pole väga palju. Mõni on õnneks selline, mis arvatavasti läheb väga kiiresti,
näiteks koomiks, kuigi teema on raske ja ei tohi kunagi arvata, et koomiksid lihtne lugemine on. Aga ta läheb ikkagi kiiremini kui tavaline raamat, ma loodan. Aga enne seda, kui ma hakkan neid lugema, pean ma Wolf Halli ära lõpetama. Issand, see võib olla päris keeruline, ma ei tea, kas ma selleks valmis olen. Aga jah, nagu näha, ei juhtagi romantilist kirjandust, nii et veebruar. Aga okei. Ilusat päeva, aitäh, et minuga olite ja head lugemist veebruarikuusse!